Kirti. Tere! Tere kõigile siis minu poolt. Olen Kirti ja olen siis ettevõtte Be-More Superfoods asutaja ja tegevjuht. Be-More siis tegeleb tervisetoodete arendamise turustamisega kogu üle Eesti ja samuti Euroopas ja müüme ligi 500 müügikohas. Täna siis saame rääkida põnevatel teemadel, aga nii palju siis minu ettevõttest. Tere! Mina olen Liina ja mina olen loonud sellise programmi nagu Täiuslik karjäär, mis aitab inimestel siis südamelähedast tööd leida, et sa saaksid teha raha sellega, mis sulle ka nii-öelda täielikku rahulolu toob. Ja tänaseks siis arendan programmi, digitaalne programm ja arendan seda täisautomatiseerituks, et inimene saab selle digitaalses keskkonnas omale sobivas tempos läbida. Ja täna olen siis Eestil tegutsev ja siin aasta lõpus lähen ka välisturule, et seal on siis aeg ja jagan ka oma kogemusi siin viimaste aastate sees, et mis on olnud ja mis tuleb. Tervist! Minu nimi on Kristel, mina olen Chococo šokolaadikoja asutaja ja perenaine. Meie põhilisteks toodeteks on siis erinevad šokolaaditooted, trühvlid ja kommid ja hästi oluline osa on ka bean to bar šokolaadidel ehk siis šokolaad, mida ma teen siis kakaoast alates ise, tuues siis erinevatest riikidest kakaoube ja pakkudes siis sellest tehtud šokolaadi, mis on selline ehe ja autentne. Tere, mina olen Kris, olen Inspiratsiooniraamatukogu juht ja vedaja, omanik ja Inspiratsiooniraamatukogu tegeleb siis tervise ja enesearengu raamatute kirjastamisega ja miks selline valik? Ma arvan, et tervise ja eneseareng on need kaks asja, millele kogu meie heaolu ja edu üldse baseerubki. Ja täna on tõesti väga huvitavad teemad tulnud, nii et ootan väga. Ja olen Wrappi Coffee Co'l ettevõtte omanik ja juht ja asutaja, et hetkeseisuga võib-olla teate seda brändi Wrap and Roll nime all. Kohvikuid on 3 tükki Tallinna kesklinnas ja kõik need viimased aastad nüüd siis 2015. aastal asutatud ettevõtte arengu 7. aastal on tunda siis seda, et oleme endiselt ellu jäänud ning muutused on olnud erinevad ja täna me siis räägime sellest, kuidas erinevad asjad on meid mõjutanud ja kuidas nendes ellu jääda. Tere ka minu poolt, mina olen osaühingu Villing kaasomanik ja peamisteks tegevussuundadeks on koolitus ja aiakujundus, aga minu kõige põnevam ettevõtluskogemus juhtus 8 aastat tagasi, kui minust sai ühe startupi kaasasutaja ja esimene töötaja ja tänaseks on see väike startup tuntud nime all Bolt. Nii, aga nüüd, kus tutvustusring on tehtud, läheme konkreetsete küsimuste juurde ja eks me kõik oleme sellel koroona ajal rohkem või vähem tundnud, et elu ei ole päris tavapärane, vaid rohkemaid ja vähemaid piiranguid tuleb ette nii tööalaselt kui eraelus ja esitangi oma kaaspanelistidele küsimuse, et millised on olnud reaalsed väljakutsed, mida viimaste aastate muutused on kaasa toonud. Ja Liisi võib-olla juba alustas siin raskuste nimetamisega, räägid ehk lähemalt. Toitlustusettevõtjana tõesti neid muutuseid viimase 2 aasta jooksul on olnud korralikult. Minu toetus ja austus kõikidele teistele toitlustusettevõtjatele, kaasa arvatud Kristelile, et asjad on nii mõndagi, nii kui ütleme, muudes ärivaldkondades võib-olla on see digitaliseerimine võimalik 100%, siis toitlustuses lõpuks on see Wrap vaja siiski inimesel päris suu juurde tõsta ja ära süüa. Seega on, kui keskuseid on piiratud
erinevate siis tervist hoidvate piirangutega, siis ütleme nii, et on olnud vaja olla kogu aeg mänguvalmis, iga päev uute muutustega silmitsi seista, sest et sa ei tea nagu, mis toimuma hakkab, et kas homme võib inimene koha peal süüa, kas ta võib selle tellimuse kaasa võtta, mida tal selleks on vaja teha, et iga päev on uus ja sellega on tulnud ka kohaneda ja tänu ka sellele, et minu puhul meil on olnud väga kallid püsikliendid, kes on meid selle perioodi jooksul toetanud, kullerteenused, tänu millele, aitäh, Bolt, tänu millele on samuti nagu võimalik siis koostööd teha ka erinevate partneritega, et see on olnud selle perioodi ellujäämis ilmselt üks võti, et teha võimalikult palju koostööd ja näha mitte tavalistes võimalustes või olukordades, näha neid võimalusi, et mis on need, mida sa kunagi ei kujutanud ette, et kuidas võiks olla ja kuidas siis nüüd neid kasutada, et poleks ju uskunud seda, et inimesed lõpetavad restoranides käimise praktiliselt päevapealt ära, et sellega tuleb kaasas käia ja naudingud on nüüdseks muutunud millekski muuks aja võitmiseks ja mugavuseks. Kristel, sinul vist on üsna analoogiline kogunemus oma ettevõttega? Jah, tõepoolest, toitlustussektor on üsna tugevasti pihta saanud siin viimase 1,5–2 aastaga ja sain minagi seda omal nahal tunda, et kui muudatustest rääkida, siis üks asi on see, et kui sa ise tahad seda muudatust, sa oled selleks valmis, sa planeerid, sa näed ette mingeid protsesse, nagu näiteks mina tegin, kolisin oma šokolaadikoja uude asukohta ja olin siis väga õnnelik ja ootusärev, mis nüüd hakkab saama kõik, ja siis tuli lockdown, siis olin sunnitud panema kinni. Nii et see on siis nüüd selline muutus, mida ma ei osanud ette näha ja mitte keegi meist ilmselt ei osanud ette näha. Ja selline olukord, kus sul puudub kontroll selle üle, on üsnagi hirmutav, jah. Nii et tõepoolest olin siis olukorras, kus mul oli selline avatud tootmine, mul oli kõik üles ehitatud selle jaoks, et inimene tuleb koha peale, ta saab nautida, ta näeb, kuidas šokolaad ojadena voolab, kuidas on imelised lõhnad on õhus ja ta kuuleb, kuidas ma seal oma šokolaadivorme kopsin. Ja päevapealt siis see tegelikult see võimalus oli minu jaoks kinni. Ja ka teised nii-öelda müügikanalid, inimesed pidid jääma kodukontoritesse, see tähendab, et firmad ei teinud enam tellimusi, nad ei tellinud oma töötajatele näiteks šokolaadi, nad ei tellinud oma partneritele ega külalistele, sest neid enam ei olnud ja neid enam ei käinud, nii et tegelikult ütleme nii, et müügikanalid pandi nagu ühe hetkega igalt poolt kinni. Ja seda tundsid kõik toitlustajad ja kõik restorani ja sellised naudingu pakkumise kohad. Nii et on olnud üsna huvitav periood. Kõik, mis sai valesti minna, läks valesti. Jah, toimusid kõik ettenägematud sündmused. Ja. Liina, sinul ei ole küll toitlustusettevõte, aga kuidas mõjus siis see kinnipanemise aeg sinu ettevõttele? Ma just tahtsin jagada, et need müügikanalid pandi ju kinni väga paljude ettevõtete jaoks, et minul samamoodi teine äri kõrvalt on turundusäri ja mõlemas nii-öelda coachingu kui ka turunduse äris oli see, et kui kontakti, müügiviis oli see, et ma suhtlesin otse inimestega läbi erinevate ürituste, kus siis sai käidud ja ettevõtjatega kokku puututud, ja teine variant oli see, et inimesed soovitasid üksteisele. Aga kuna pandi üritused
uksed kinni ja pandi ka inimestel võimalus nii-öelda omavahel kokku saada ja jagada kogemusi ja rääkida, siis inimesed ei saanud enam üksteisele nii-öelda teenusepakkujaid soovitada. Ja siis jäi endalt ainult küsida, et aga kuidas saab? jah, võtaksime järgmise küsimuse, et kuidas ikkagi siis kõigi nende raskustega toime tulla ja just nimelt see vaimne pinge, mitte ainult, et füüsiliselt võib-olla teinekord oli keerulisem, et mis oli see kõige olulisem mõte või tegevus, mis aitas üle elada? Kris? Ja alustame kõigepealt sellest, et ettevõtja on selline tõug inimesi, kes vaimsete nii-öelda väljakutsetega puutub rohkem kokku kui tavainimene muuseas, et statistika näitab, et ettevõtjate seas esineb 10 korda rohkem bipolaarset häiret, 6 korda rohkem aktiivsus-tähelepanuhäiret, 3 korda rohkem sõltuvusi ja 2 korda rohkem depressiooni, nii et vaimne tervis ei ole meie jaoks võõras teema ka mitte tavaolukorras. Aga mis siis teha, et lihtsustatud korras võiks öelda, et kui ma nüüd teooriast natukene räägin ja kasutan ära oma seda tervisekirjastaja staatust siin, siis hoolitseda tuleks enda eest 4 erinevas aspektis. On meie eesmärgitunnetus, on meie keha, mis on meie hingekodu, on meie suhted ja on meie meel. Et need 4 aspekti on sellised olulised asjad, millele tähelepanu pöörata. Et me küll kasutame sõnapaari sotsiaalne distantseerumine, aga tegelikult me võiks selle asendada füüsilise distantseerumisega, et jumala eest ei laseks, sisse endal sellist asja nagu päriselt sotsiaalne distantseerumine, sest suhete säilitamine on sellises olukorras äärmiselt oluline. Et kui ma nüüd vaatasin siin ka ühte uuringut, mida tehti ettevõtjate hulgas koroonaaja alguses, siis kuskil 20% ettevõtjatest ja just väikeettevõtjatest ütlesid, et nad tunnevad ennast äärmiselt üksinda. Ja see on üks hästi suur selline ohumärk üldse vaimse tervise poolest, see tunne, et sa oled üksi. Ja muidugi, mis tervise koha pealt veel, et ma väga soovitan ja mitte mina üksinda, vaid kõik arstid ka Kajana kaasas, et uni on see asi, mida tuleb prioriseerida ja kust ei tohi anda mitte mingisugusel moel järele. Et meil on küll millegipärast tavaks romantiseerida ületöötamist, aga tegelikult on see väga lühikese süütenööriga teema ja me peaksime eelkõige hoolitsema iseenda eest, sest kui me seda ei tee, siis vabandust, aga ei ole varsti ettevõtet ka. Tõsi. Kirti, mida sina tegid, et pingetest vabaks saada? Ma tegin erinevaid asju, aga väga oluline minu jaoks oli õige toitumine, sest kõik öeldakse terves kehas, terve vaim. Ja mis ma veel tegin, oli jooksmine. Ma kunagi täiesti, ma ei saa öelda, et vihkasin, aga üldse ei armastanud joosta. Aga sel hetkel kõik spordilubid olid kinni, tennist mängida ei saanud ja siis ma alustasin jooksutreeningutega. Ja võttisingi 2-3 kilomeetrit päevas ja järk-järgult suurendasin ja suurepärane viis pingeid leevendada. Lihtsalt panna tossud jalga, õiged riided ja minna 20 minutiks, pooleks tunniks välja jooksma, et see oli väga hea viis oma serotoniini taset tõsta kehas. Et lisaks siis jooksmisele ja õigele toitumisele võtsin aja iseendale, et mõnel päeval ei juhtunud seda aega iseendale, aga enamikul korral just see, kui see lockdown oli, juhtus just, et sain nagu ise oma mõtetes olla ja see oli nagu väga hea aeg. Et mitte midagi nagu ei teinud, lihtsalt pool tundi hommikul ja pool tundi õhtul lihtsalt olla. Ja see aitas mind nagu väga palju seoses, kui me tuleb juttu vaimsetes pingetes, et vahepeal me oleme sellises suures traffikus, töö, pere, sõbrad ja muud üritused, aga me ei ole iseendaga, et see iseendaga aeg oli päris tore. Käisin iseendaga teidil ka, mitte kedagi kaasa ei võtnud, et julgustan teisi ka proovima. Ja füüsiline aktiivsus me oleks kunagi arvanud, et see on niivõrd palju aitab kaasa. Sellised muudatused ma tegin. Väikesed, aga aitasid palju kaasa.
füüsiline aktiivsus on füüsiline aktiivsus on see, mida just soovitatakse inimestele, kes tegutsevad oma peaga, et siis see nii-öelda eneselõõgastumise variant peaks olema füüsiline tegevus, et annab mõnusa tasakaalu meile. No tuju läks kordades paremaks ja ma tegin sellist testi, ma tegin challenge'i endale, et ma tegin 21 päeva jooksul iga päev jooksin ja siis ma mõtlesin, issa, ma isegi ei nagu tujusid ei olnud, isegi kehva tuju ei olnud sellel perioodil, isegi väikest kehva tuju, et see oli nagu minu enda challenge ja päris hästi tuli välja. Negatiivne pool oli see, mul tuli liiga see põletik, aga sellega ma tegelesin pärast. Et jah, sportlik aktiivsus ja värske õhk ja see on ju kõigil käepärast tegelikult olemas, seda keegi kinni panna ei saa. Selles mõttes õigus oma kogemust jagades võin öelda, et mõnes mõttes, kui otsida igas halvas ka natuke head, oli minul suhtlemine mu toreda naabrinaisega, et tema käis kontoris tööl ja iga õhtu kell 6 me saime, nagu sa ütled, sobilike jalanõude ja riietega väravas kokku ja käisime, tegime oma tunnise kõnniringi ja just see, mida Kris nimetas, et sotsiaalset distantseerumist ei tohi olla, et me saime nagu veel palju lähedasemaks, kui muidu oled, aga täpselt see, et värskes õhus vaim puhkas, rääkisime naiste juttu, aga ka kõigest muust tõsisemast, et see väga-väga aitas, ma lausa vaatasin kella juba õhtupoolikul, et millal on kell 6, et oma kõnniringile minna. Aga Liisil on siin üks hästi huvitav kogemus rääkida, et kui me muidu teame, et savis käimine on mingi väikese kausi või taldriku tegemine, siis Liisi leidis hoopis teistsuguse saviteraapia, et äkki räägid meile mõne sõnaga? Jaa, et minu jaoks natukene eellugu, et kui see pull kõik pihta hakkas paar aastat tagasi, et siis ma alguses mul ei jõudnud kohale, et ma ütlesin, et okei, et ärme paanitse nagu, et võtame rahulikult, see ei ole ju võimalik, et korraga kõik inimesed ostavad poest nagu tatra ära ja istuvad sellega 6 aega kodus ja nagu arvavad, et nad rohkem midagi ei söö või et elu läheb ju edasi, et me nagu on raskeid asju tuleb ette, aga mõtleme siis, et mis need võimalused nagu on. Ja siis iga päevaga ma nägin seda, kuidas inimesed läksid järjest rohkem paanikasse. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et selle kõige keskel tuleb kuidagi see vaimne, minu jaoks nagu number 1 prioriteet oli see, et nagu mõistus tuleb hoida nagu nii selgena ja nii tasakaalus kui võimalik, sest et muud asjad nagu kui, et see käib selle järgi, et minul endal on nagu see vaimne tasakaal on hästi oluline, et kõik muud kriisiolukorrad lahendame ära, aga ainult siis, kui ma olen ise nagu oma keskmes. Ja mina, lisaks sellele, et loodus muidugi, seda jalutamist sai nagu korralikult, et kui keegi veel mind jalutama kutsub, siis ma võib-olla kohe jah ei ütle, aga saviteraapia, olles ise olnud kunagi käinud ka keraamikas, mingisugused 4 aastat või midagi sellist, siis minu jaoks täiesti uus avastus oli saviteraapia, pannes silmad kinni ja saades kontakti läbi savikasti iseendaga, ja läbi lahendades erinevaid siis pingeid, et meie keha ei valeta, et meie mõistus võib igasuguseid asju välja mõelda või öelda, et sa oled pinges või et sa ei ole pinges, kõik on okei, aga paned käed savi peale ja silmad kinni ja ei kujuta ette, mis juhtuma hakkab, et see oli minu suur avastus sellel perioodil. Kindlasti aitas mind väga palju sellel perioodil ka inimestega suhtlemine, sinna väga avatud suhtlemine, nii nagu mul tavaks on. Kindlasti ka meie äriklubi, kus saime kordamööda 11 üles turgutada ja rõõme jagada, kui midagi hästi ka läks. Nii palju siis nende pingetega toime tulemisest, aga põhiküsimus, et kuna kõik oleme siin firmade omanikud, osanikud, et kuidas siis ikkagi ellu jääda ja mida ette võtta, et ei tekiks ühel hetkel seda tunnet, et nüüd tuleb minna äriregistrist ennast ära kustutama. Et mida tegite, et Kristel, kuidas tulid toime sellega, et uksed kinni ja keegi enam ei taha šokolaadi osta? Ega see oli ikkagi väga suur pauk, jah.
et esialgu oli ka see sama tunne, et see ei ole ju võimalik, et see on ju mingi 2 nädalat ja siis on jälle kõik korras ja läheme edasi. Et esialgu nagu jah, mõistus natukene tõrkus aru saamast, et kui pikaajaline protsess see võib olla. Aga ütleme nii, et ma siis üritasin selles mõttes olukorraga leppida, et see on minu kontrolli alt väljas, mina seda suurt pilti nii-öelda ei saa muuta, mis siin maailmas toimub, aga ma saan nii-öelda muuta seda, kuidas mina oma firmas siis toimetan, kuidas mina saan pakkuda šokolaadi edasi, nii et ma ei peaks ennast kinni panema, et minu tegevus jätkuks. Ja eks siin tulevadki siis mängu kõiksugused tootearendus, kõik asjad tuleb peas läbi mängida, kas mul on võimalik panna online'i, nagu hästi paljud ju firmad hakkasid toimetama koju, tegid kogu toidupakkumise siis läbi veebi ja kullerteenuse. Väga hästi see niimoodi mul ei toiminud, sellepärast et ta on ikkagi selline nagu naudingu toode ja selline toode, mis on võib-olla ka veidi kallim, et oli näha, et inimesed ostsid ju esmatarbekaupu nagu meeletutes kogustes ja paanikas. Et täpselt, et seda nagu selline hea šokolaadi naudinguga söömine sellel hetkel ei olnud väga prioriteetne ilmselt. Aga hakkasin mina siis mõtlema ka selle peale, et kuidas ma saaksin kogu selle vau-efekti, mis inimesele pidi tekkima siis, kui ta minu juurde sisse tuleb, et ma saaksin selle panna online'i, et ma saaksin selle panna oma kodulehele. Ehk siis hakkasin parendama oma kodulehte, oma e-poodi, et siis pakkuda sarnast naudingut või sellist vau-efekti ja heaolu tunnet siis veebis. Ja teine, mida ma siis hakkasin tegema, uut nii-öelda toodet, teenust välja arendama. Ehk siis, kuna inimene ei saanud minu juurde tulla seda toodet nautima ja ostma, siis saatsin näiteks tooted nendele koju või nende aadressile ja tegin seda ka näiteks Jaapaniga, nii et saatsin hunniku šokolaadi Jaapanisse ja tegin siis sellise online maitsmise. Ehk siis nemad seal Jaapanis maitsesid minu šokolaadi ja mina samal ajal siis rääkisin, millistest tubadest on see šokolaad tehtud ja millised maitsenoodid seal on ja mis mõtted minul olid, kui ma seda šokolaadi tegin. Ehk siis selline tootearendus ja uute võimaluste leidmine. Et see on selline põhiline. Et sul on nagu see eesmärk on olemas, sa ei taha ju lõpetada, sa tahad seda ju edasi teha, et kui sa näed seda eesmärki ja pikka pilti, siis leiad ka võimalused. Liisi, mida sina tegid, et ellu jääda? Mina võtsin kõigepealt oma tiimi kokku ja ütlesin, et mis iganes tuleb, me saame sellest üle. Et me oleme enne nii paljust üle saanud, et siin on hästi oluline see, et teineteisele toeks olla ja üksteisele olemas olla, et esiteks võtta see hirm ära, et me teeme endast kõik oleneva selleks, et keegi ei pea oma tööd kaotama. Me anname endast parima, et ettevõtte kasumlikkus või käive üleval hoida, et rahavood vähemalt oleks, et selles suhtes mina leppisin sellega, kui mingi perioodid on nagu kahjum. Peaasi on see, et inimesed, ettevõtte sellest välja tuleks, et ettevõtluse normaalne osa ongi kahjum. Muidugi kasum on see võib-olla üks koht, kuhu püüelda. Aga et selles suhtes elus on rohkem ka kui raha. Ning selle nii-öelda
hoitusega, mis meis kõigis tekkis ja sellised ideed, mida pakuti ka tiimi poolt välja ja see, kui sa võtad nagu inimestelt selle surve või pinge maha, mis muidu igalt poolt niikuinii jookseb sisse, et siis läbi, kui seda teha ja omavahel suhelda, et siis hakkab kõigil kergem ja asjad lähevad paremini. Mida ma tegin? Ma püüdsingi oma vaimset tervist säilitada, et ei tekiks neid bipolaarsuseid ja asju, mis loetleti, on ju. Ja vaadata, et kus mu võimalused siis on, et kui inimesed enam kontorites ei käi, catering asjad nagu üritused jäävad ära, isegi laste sünnipäevi enam ei peeta või kui peetakse, siis hästi salaja ja kodus. Ehk siis nendel kui enne oli suurem osa minu cateringi näiteks osakaalust siis äriklient, siis see asendus erakliendiga, sest et ega inimesed tegelikult ei jätnud päris kõiki pidusid ära, et neid salajasi räpiassortiisid sai ikka nagu korralikult kodudesse veetud. Selles suhtes, et kõik olid ikkagi nagu turvatud ja nii edasi, et see sai läbi räägitud ka, et me siin kedagi ekstra ohustama ei hakka. Aga jah, et olukorrad muutusid, vaatasime, et kus on meie võimalused, sest et ega inimesed ei taha süüa 2 aastat tatart, on ju. Et jah, need olid meie võimalused ja ka näha on seda, et võib-olla esimesel aastal inimesed hästi hirmunult hoidsid koju, siis nüüd on jälle hakatud vaikselt elama ja oma rutiini kohandama sellele olukorrale, mis on, et ei jäeta elamata, ei jäeta lihtsalt nagu ennast koduseinte vahele kinni, mis on väga oluline, sest mida sellest seinast ikka vahid nagu, et ega sulle midagi ei ütle, et tuleb liikuda, et kui on mingisugune takistus või kriis või asi, siis kõige hullem asi minu jaoks isiklikult, ma usun ka teile, on see, kui sa jääd sinna istuma ja kinni. Sest sa ei mõtle endale paremaks seda olukorda, kui sa liigud, sa lähed kas või sõna otseses mõttes füüsiliselt kõnnid ringi, teed ümber oma maja tiiru või mis iganes, et siis olukord juba läheb paremaks ja mõtted tulevad kohtadest, kus võib-olla seda ei oota. Ühtlasi tasuks rääkida ka oma kolleegidega või ka konkurentidega, et kuidas siis nendel karmidel aegadel võib-olla on mingisugused ühisosad, kus saab, ma ei tea, ühistellimusi teha või nagu koostööd teha, et kliendi baasi arendada või siis mingisuguseid selliseid, on võimalusi on tegelikult meeletult, aga kui sa jääd sinna hirmu sisse istuma, siis neid ideid ei tule kuskilt, et tuleb silmad lahti hoida, inimestega rääkida ja veel kord rääkida. Oleme siiani hästi palju rääkinud sellest, et kuidas üldse ellu jääda ja mida ette võtta, et oma firmat alles hoida, aga siit tekib hoopis teisesuunaline küsimus, et kas vaatamata rasketele aegadele on ka kasv võimalik, et Liina, sinul on siin hea näide tuua? Jah, et kui see olukord tekkis, siis minu jaoks esimene, võib-olla mitte esimene küsimus, aga ikka korraks käis peast läbi, et mis minu ettevõttest või ettevõtetest saab, aga kuidas edasi. Aga kui kogu see olukord tekkis, siis oli 2 väga suurt nii-öelda murekohta oli nii-öelda siis ettevõtlusmaailmas oli ettevõtjatel, et kuidas nemad ellu jäävad ja kuidas nad hakkama saavad, ja teine väga suur murekoht oli see, et inimesed kaotasid miljonid inimesed kaotasid oma töö ja mõtlesid, et mis nüüd edasi saab, et siis see vaimne surve inimestel oli väga-väga suur. Ja minu mõte, ma arvan, mis aitas mind ka välja tuua sellest olukorrast ja võib-olla ka väga võidukalt välja tuua, oli see, et kuidas mina saan aidata. Kuidas mina saan aidata oma oskuste, kogemuste, teadmiste ja kõige muuga, et ja oligi 2 viisi, mul olid turundusteadmised, kuidas ettevõtjaid nii-öelda august välja saada ja kuidas just digitaalses maailmas hakkama saada. Ja teine asi oli veel nii-öelda ambitsioonikam või siis, millest tekkis ka täiuslik karjäär on nii-öelda siis koroona sünnitus, kui nii võib öelda.
ja see programm ongi loodud selleks, et need töö kaotanud inimesed või siis ennast kaotanud inimesed leiaksid selle, mis paneks silma särama ja annaks neile seda jõudu ja motivatsiooni elus edasi minna ja ka võib-olla head raha teha. Et ma usun, et kasv on võimalik, kui sa oled ise valmis nii-öelda muutusteks, oled paindlik ja hoiad enda peas seda küsimust, et kuidas ma saan aidata, sest mina näen, et ettevõtjad on ettevõtlikud inimesed ja võimelised võib-olla väga rasketes olukordades hakkama saama ja kui sa võtad endale selle nii-öelda võitja hoiaku, siis kõik on võimalik. Kindel see. Kirti, mis sina tegid? Kui esimesena see 2020 veebruar tuli, siis mõtlesin, see on mingi kehv unenägu. ega päris tõsiselt võtsin kehv unenägu ja 2 päeva täiesti võtsin sellist nagu mõtlemisaega, et mis edasi saab, vaatasin, jah, see nagu enne Liisigi tõi, et tatrost oli ja WC-paberirullid ja vaatasin, ega mu enda tooted seal riiulitel väga ei liigu, et käisin mõnes poes, vaatasin, et tatar oli otsas, vaatasin, piimoor on nagu alles, okei. Et nagu 2 päeva mõtlesin ja tegelikult minu jaoks oli eelmine aasta edukam aasta minu ettevõtte ajaloos, mu ettevõte sai sellel aastal siis septembris 4-aastaseks ja läks päris hästi, aga ma usun, et läks päris hästi tänu sellele, et oli kiire tegutsemisplaan. Et kui hakkab midagi toimuma, ei tohi jääda sellesse mugavustsooni ja samamoodi ka mina ei jäänud mugavustsooni ja panin paika plaani, kuidas siis selles olukorras teha maksimum. Sellest ka samamoodi ka märtsis, kui oli lockdown, ka mul kadus 100 müügikohta hoobilt ära. Pandi kinni lihtsalt kaubamajad erinevad. Aga õnneks mul käive ei langenud, kuna ma suutsin genereerida läbi oma e-poe, päris head e-poe müüki ja läbi Amazoni ja muude kanalite. Ja mis ma siis tegin valmis tegevusplaani, kus ma vaatasin üle oma kulud, käisin põhimõtteliselt rida haaval oma kulud üle, vaatasin, mis nendega saab teha, mida parandada ja vaatasin üle selle, et mis tooteportfellit oleks võimalik kasvatada ja kuhu oleks võimalik teha uusi tooteid juurde. Et koroona ajastu tegelikult tõi selle, et inimesed mõtlevad järjest rohkem oma tervise peale, mis on tegelikult väga positiivne ja me tulime turule täiesti uue sarjaga toidulisanditega, mis meie piimoori sortimendis ennem ei olnud ja sügisel tulime välja erinevate toidulisanditega, mis on just väga head immuunsusele ja looduslikud ja lisaks tulime välja uue kollageenisarjaga, mis on eriti mõeldud naistele, kes tahavad oma näonahka, küüni, juukseid paremini nagu hoida ja vitamiine neisse anda, et jah, 7 uut toodet tulime 2020 turule, et ma usun, et väga palju aitas kasvada uutele toodetele pühendumine, lisaks uutele müügikohtadele pühendumine, ehk siis tegelikult mitte seda me jäime koju istuma, vaid tegime müügiplaani, hakkasime müüma. Vaatasime, kus on võimalik nagu Eesti tasandil müüa ja kus on võimalik müüa lähimatesse riikidesse, loomulikult, et iga eksport nõuab suurt investeeringut, et ka investeerisime päris palju Amazoni, aga leidsime ka selliseid partnereid, mis on nagu võimalik nagu kiiremini, et ei ole, kui tahad näiteks Aasia turule müüa, siis pead võtma 2 mõnusat aastat ja hakkama lihtsalt pühenduma, et Aasiasse me veel ei läinud, aga läksime siis Lähi-Euroopa riikidesse oma toodetega. Ja mis me veel toredat tegime siis selle, et vaatasime üle oma tiimi, et kaasasime veel kogenumaid inimesi oma tiimi juurde, et mul on väga palju piimoori tiimis inimesi, kes on teenusepõhiselt, võtsime juurde uusi toitumisnõustajaid, võtsime juurde proviisoreid, fotograafe, et teha veel paremaks oma nii-öelda tiimi ja lisaks ka turundusse kaasasime väga hea inimese eelmisel aastal. Kindlasti oli palju muud veel, et mul praegu ei tule meelde, aga ütleme, action plan oli siis see, et kulude ülevaatamine, uued tooted ja müügile orienteeritus, et müük ei ole see, et ma saadan e-kirju välja, vaid müük on see, et ma võtan telefoni ja hakkan helistama, et see just andis selle võimaluse, et inimestel on aega rääkida, et kõik kohad olid kinni ja inimesed said võimaluse nagu telefoniga rääkida. Kuigi oli päris palju hirmu, ütlen ausalt, et sellel perioodil kogesin väga palju seda
hirmu, kartust, aga jah, see pigem pööras nagu kasvule, et meie ettevõte kasvas eelmisel aastal 40%, mis on tegelikult täitsa hea kasv. Siit tuli juba osaliselt vastus meie järgmisele küsimusele, et millised on need omadused ja tõekspidamised, mis aitavad ettevõtjal raskustest välja tulla, isegi võidukalt kasvada. Kõik see, mida sa äsja ütlesid, oli selle kinnituseks, aga mida ütlevad teised siin oma kogemusest, et mis need kõige tähtsamad omadused siis on teie arvates? Aktsepteerid, et kõik muutub, see on kõige kindlam asi ja käid nendega kaasas ja hoiad oma ladva sirge ja kainema, et vaatad pigem kogu aeg, isegi ükskõik kui absurdne see olukord ei ole, et otsid sealt nagu neid positiivseid asju ja läbi selle hakkab inimene nägema ka võimalusi, sest et see mugavustsoon nagu kui tegelikult on juba, me oleme teist aastat ja me mingil määral istume selles samas olukorras edasi, aga on võimalik ka mitte istuda edasi selles olukorras, et võib-olla vaadatagi seda, et kui palju me tegelikult iseenda jaoks õigustame neid asju, mida me ei tee, sellepärast et koroona on. Et vaadata ka iseendale näkku, et kas ma ei tee seda sellepärast, et ma kardan seda või et ma tahaksin lihtsalt, et see on mingil määral nagu sihuke ohu- ja mugavustsoon, kuhu juba nagu ohutuse ja mugavustsoon, kuhu jääda, et kui mitte midagi teha, et siis äkki kõik möödub kuidagi, et ongi, et 2 nädalat läheb mööda, siis kõik on hästi. Aga vot, et see on lihtsalt üks õppetund ja see on väga hea, võtame seda nii, et see on lihtsalt üks väga hea õpetaja ja vaatame parimat, mis me teha saame. Ma arvan, et ettevõtjal peab jätkusuutlikkuse seisukohast see nii-öelda see kauge täht, mille poole me liigume, see peab igal ajahetkel olema suurem kui hirm. Ja paindlikkus on muidugi üks asi, et ettevõtja sõnavaras ei tohiks olla sellist lauset, et aga me oleme kogu aeg nii teinud. Et koroona ajal see kindlasti ei päde mitte kuidagi. Ja optimism, tohutu optimism, mitte nagu rumal optimism, et jaanalindu ei tasu mängida, aga selline optimism, et ma suudan leiutada, et minu meelest ettevõtja selline kõige parem nimetus võib-olla peaks olema selline leiutajate küla Lotte, et kus sa igal ajahetkel suudad ümber orienteeruda ennast. Et ma ka inspiratsiooniraamatukogu küll sündis koroona aega, et me saame järgmisel nädalal aastaseks, aga sellest inspiratsiooniraamatukogu liitsõnast alguses oli plaan keskenduda raamatukogule ja tänu koroona ajale sai siis keskendatud oma tegevuse inspiratsioonile, et tegelikult sellest inspiratsiooniraamatukogust tuli selline väärtusloome, ma ütleksin, välja rohkem kui ainult siis kirjasõnas. Et jah, suur tamm tihtipeale ei ole muuseas üldse nii palju tugev, kui on üks rohukõrs, mis tormis mitte kuidagi katki ei lähe. Paraku on nii. Jah, mina ütlen ka, et sellistes olukordades selline arusaamine ja leppimine selle olukorraga, aga samal ajal ka nagu kohanemine, mida sa suudad sellel hetkel teha. Sa pead leidma endas need ressursid, et siis minna edasi. Ehk sul peab siis olema pilk sinna ettepoole ja kohaned ja teed need asjad ära, mis vaja. Et iga selline muutus on ju tegelikult areng, nii et seda on meile vaja. Ja ma arvan, et see areng, mida me oleme siin läbi elanud, nii ütleme siis ettevõtte seisukohast kui ka isiklikust seisukohast, et see on olnud
kindlasti väga, väga märkimisväärne ja hea nii-öelda õppetund meile kõigile. Mina ütleks seda, et nagu siin ka läbi käis, et niisugune avatud suhtumine, paindlikkus, mina olen endale võtnud hästi sellise mõtteviisi, et kõik, mis elus juhtub, juhtub minu jaoks. Ehk siis igas olukorras on õppetund, on siis hästi või on nii-öelda väljakutsed, millega peab hakkama saama, ja leida selles olukorras nii-öelda see oma õppetund ja leida see võimalus, et kuidas mina sellest võitjana välja tulen. Ehk siis see võitja mentaliteet või mõtteviis, et ma olen inimene, kes saab aidata ja ma olen inimene, kes on võimeline nii-öelda looma, et igas olukorras, ükskõik kui raske või kui väljakutsuv see olukord on, sul on võimalik sealt välja tulla ja veel tugevamana kui kunagi varem. Mina ütlen ühe suure sõna, sihikindlus. Et see on ülioluline, et kui oled ettevõtluses, on see sihikindlus, et sul on oma eesmärk ja selles eesmärgi suunas liigud, et ilma eesmärkideta on väga raske ettevõtluses, et ma isiklikult teen igapäevaselt eesmärke, rääkimata kvartali ja aasta eesmärkidest. Ja samamoodi ärge kartke probleeme, iga probleem toob uue lahenduse ja mõnikord palju positiivsema lahenduse, kui probleem ise tundub, et jah, et pigem just keskenduda sellele positiivse stsenaariumile, sellepärast et alati, kui mingi probleem inimestel tuleb, seoses ettevõtlusega hakatakse kartma, aga ma olen ise kogenud väga palju, et algul on ebameeldiv see olukord, aga tegelikult see ebameeldiv pöördub nagu positiivseks. Ja positiivne eluhoiak annab väga palju juurde. Ja kus siis leida raskel ajal seda positiivsust, et kui väga paljud inimesed on kurjad ja kirjutavad tigedaid kommentaare ja kurdavad, et kõik on väga halvasti, aga mis on teid siis aidanud, kas me võime siin vaadates, et meie aeg hakkab otsa saama, öelda, et näiteks seesama meie sõbralik kooslus, et me saame mitu korda kuus kokku ja räägime sellest, mis on olnud ja mis plaanime teha ja peame tõsisemaid teoreetilisi arutlusi ja toome praktilisi näiteid, et kas me võime kõik koos noogutada, öelda, et sellest on abi olnud? Väga suurt abi, ja selles mõttes me oleme nagu sünergias. Kõik naised on ühesuguses sünergias ja nagu me oleme öelnud, läbi raskuste tähtede poole. Et jah, minule küll ja ma usun ka teistele on see väga oluline tiim. Ennast ümbritseda nii-öelda sarnaselt mõtlevate inimestega ja kes kogevad neid sarnaseid väljakutseid ja kui ongi vaja tühjaks nutta nendele, siis nutad ennast tühjaks ja siis ongi need inimesed, kes sind ümbritsevad, et nemad ju tõstavad ja toetavad sind selles olukorras, et hästi-hästi oluline on ümbritseda ennast nende edumeelsete inimestega, kes sarnaseid asju läbi teevad ja tänapäeval on see lihtsam kui kunagi varem, et tegelikult see, et me justkui oleme teistest kaugel, on ainult peas kinni samamoodi, et meil on inimestega võimalik suhelda ka siis, kui me nii-öelda füüsiliselt kokku ei saa ja seda oleme meie äriklubis täpselt samamoodi kogenud. Ja on meilgi oma Zoomi koosolekud olnud, kui füüsiliselt kokku saada ei tohtinud, nii et selles mõttes, aga toeks oleme ikka üksteisel olnud. Keegi tahab juurde öelda? Ma võib-olla lisaks seda, et kuidas endasse ka, et hästi oluline on mitte hakata iseennast süüdistama. Et elus juhtubki igasuguseid asju ja kuhu me läheme tihti on see, et issand, nüüd ma tegin niimoodi ja siis ma tegin seda valesti ja nii edasi, et iseennast nii-öelda armastada või toetada ja ükskõik, mis moel sa siis seda teed, et lubada endal teha neid asju, mis sulle parasjagu meeldivad või kui siin ennem oli see, kuidas see vaimsete pingetega hakkama saamine, mina olen loonud omale hommikurutiini, kus ma tegelen nii nii-öelda enda sisse vaatamisega, et ma oleksin tasakaalus ja nii-öelda optimistlik või positiivsusele meelestatud, pluss ma teen füüsilist liikumist, eks, ja loen veel raamatut juurde, et sealt seda toetust saada, et mis mõne jaoks on see muusika, mõne jaoks on see loomadega ümbritsemine, et mis iganes sinu jaoks toetab. Nii, võime vist otsad kokku tõmmata ja öelda, et vaatamata raskustele, olles optimistlik, saades tuge samamoodi mõtlevatelt ja tegutsevatelt naistelt, oleme me tänasesse päeva jõudnud ja vaatame päris positiivselt tulevikku.
tagantjärgi vaadates saab sellest ühe hea huumori, hea nalja saab sellest. hea huumori ja šokolaadiga. aitäh kõigile vaatajatele, edu kõigile!